Tšau kõigile, täna ma olen teie suvevideoga, nagu te näete. Mõtlesin, et ma teen sellise suvele tagasivaate ja räägin veidi oma suve kõige lemmikumatest asjadest, mälestustest, kogemustest. Esimeseks ma tahtsin rääkida oma lemmikmälestustest sellest suvest. Ma ei ole selline inimene, kes, vähemalt nüüd ei ole enam nii väga selline, kes huvituks niivõrd materiaalsetest asjadest, nagu ma ei tea, riided, jalanõud. Need asjad, mida sa saad füüsiliselt nagu käega katsuda, need pole nagu minu jaoks nii olulised, kui et on kogemused ja erinevad mälestused. Esiteks ma tahan välja tuua selle, et meil oli kiisupoeg. Selle kiisu me leidsime tee äärest ja siis ta oli meiega umbes 3 nädalat ja see oli nii armas, nagu ta oli täiega käsilt selline, tahtis kogu aeg tähelepanu ja magas mul mingi kaela peal. Siis ta oligi meil umbes 3 nädalat ja siis meil tuli üks kiisupoeg veel, võimalik, et nad olid samast pesakonnast, aga ta ilmus ka meie garaaži. Mu vanemad ja pere viisid ta Lõuna-Eestisse, nad mõlemad kassid Lõuna-Eestisse mu vanavanemate juurde, et neil on nüüd seal hea ja tore kodu. Teiseks ma toon välja soos käimise. Ma armastan soos käimist, ma olen nii vähe soos käinud, aga nüüd me oleme selle kinda traditsiooniks teinud Angela ja Joonega, et me käime soos ja selle suvel me saime isegi 2 korda soos käia. Ükskord me käisime täiesti vara hommikul kell 4 hakkasime minema. Päikesetõusu aeg soos olla nagu nii värskendav ja kuidagi pea ja nagu kõik hakkab sees hästi töö. Siis teine kord me käisime mustikaid korjamas, sest et seal oli nii palju mustikaid ja meist sai järele sinna nii palju mustikaid. Järgmiseks ma räägin natukene enda kultuurielamustest sellel suvel. Ma käisin Lenna kontserdil. Pidi tegelikult olema Lenna ja Tanel Padari kontsert, aga Tanel Padar vigastas oma selga ja siis oli ainult Lenna kontsert, aga see ei olnud sugugi halb ega midagi, sest et mulle Lenna alati meeldinud. Hästi õdus ja mõnus oli minu arust ja tema laulud on täiega head. Ja teise elamusena tooksin välja ühe etenduse, mille nimi oli Mul oli nõbu. See oli siis Vaba Lava külalisetendus. See oli hästi huvitav, mulle väga meeldib, kuidas nad olid tänapäevast tehnikat ära kasutanud selles tükis. Storyline oli ka selline teistmoodi, maffia ja inimeste omavahelistest suhetest. Ja ma vaatasin üle ka, et nad teevad oktoobris ja novembris vist veel etendusi Tallinnas, nii et kui teid huvitavad ägedad teatritükid, siis kindlasti minge vaatama seda. Mõtlesin välja tuua ka enda lemmiklugemise sellelt suvelt. Ma tahtsin välja tuua selle Teed kõnede raamatu Kõnelemise kunst. See on eestikeelne versioon, ingliskeelne on siis originaalversioon, aga ma otsustasin eestikeelse kasuks. Ja tegelikult mul ei ole see raamat lõpuni, ma pole isegi poole peal sellega. Ma olen kuskil siinmaal. See on hästi õpetlik, aga samas seda ei ole selline tüütu ja kuiv lugeda, et siin on hästi palju näiteid kõnedest ja ägedaid võrdlusi, et milline on hea kõne ja milline ei ole päris kõnede näitel siis. Et see on hästi huvitav minu arust, et kui teid huvitavad avaliku kõnelemise nipid ja trikid ja tahaksid ennast selles vallas täiendada ja kasvada, siis ma kindlasti soovitan seda raamatut. Mõtlesin, et kui ma seda lemmikute videot juba teen, siis ma räägiks veits oma lemmikkaltsudest ka, mis mul sellel suvel olid. Ma olengi kõigest mingi paar asja suve jooksul juurde soetanud, aga need on asjad, mida ma reaalselt olen ka nüüd kandnud väga palju ja mis mulle väga meeldinud on. Esiteks mul on sellised rohelised linased püksid. Ma olen tahtnud linaseid pükse osta väga-väga kaua, aga ma üldse ei raatsi mingi 60-70 euro eest osta nagu sellised originaalsid nagu täislinast. Need ilmselt ei ole täislinased, aga samas need on taaskasutus. Ma sain need uuskasutuskeskusest 3 euroga. Ja need on hästi mõnusad, need on sellised õhukesed, linased, alt lähevad laiaks, ülevalt nööbiga, sellised high-waisted. Ja teiseks mul on üllatus veel üks roheline asi siin. Roheline on mulle lemmikuks värviks kujunenud tõesti, et see on hästi mõnus selline pehme. See on jumpsuit. Selle suurus on 3XL, nii et see on natuke suur mulle, aga ma ostsin siia juurde sellise vöö pruuni. Ma sain need mõlemad Paavli kaltsukast. See vöö oli 30 senti ja see jumpsuit oli 6 euro. See on eest nööpidega, sest on väga raske kaameras näidata, aga alt läheb laiaks ja see on selline hästi cool. Järgmine kategooria on siis ökovärk ehk siis erinevad loodussõbralikud keskkonnasäästlikud asjad, mida ma olen selle suve siis kasutanud. Tegelikult neid asju on rohkem, nagu näiteks puidust kamm ja tahked seebid ja asjad, aga ma tahan nendest nagu põhjalikuma video teha ja nagu sellise eraldiseisva video, aga ma tahtsin siia ka tuua 2 asja sisse. Esiteks on sellised ägedad eestimaised hambapesutabletid. Nad on siis hambapast asemel, et nad on no waste ehk siis nullkulu. Sellised firmad nagu Münt. Siin ühes purgis on 180 tabletti, ehk siis kui sa pesed hommikul ja õhtul hambaid, siis täpselt 3 kuu jagu. Et mul saab see kohe otsa näidata, et siin on veel mõned tabletid. Need on looduslikud ja need on lihtsalt, nad toimivad ka väga hästi. Sa lihtsalt pead selle suhu panema,
hammused katki ja siis märja hambaharjaga pesed oma hambad ära ja minu arust see töötab väga hästi, see on väga hea loodusliku maitsega, need on su hammastele head, need on keskkonnale head. Siis teine asi on siin kotikese sees, see on võib-olla veidike delikaatne, aga ma oletan, et suurem osa mu vaatajaskonnast on tüdrukud ja minu arust see on väga nagu okei asi, mida jagada. Nimelt ma soetasin endale sellise asja nagu menstruaalanum, mida ma siis kasutan oma päevade ajal. Ma olen selle soetamisele reaalselt ma arvan, et üle aasta ikka mõelnud, võib-olla isegi 2 aastat, ma nüüd ostsin selle. See vist muidu mingi 25 euri. Ma sain selle soodukaga mingi 17 euri ja kasutanud ma olen selle siis ühe korra või nagu ühe oma menstruaalperioodi. Väga hea ost, sest et esiteks selle pealt hoiab väga palju raha kokku. Kui sul on võimalus millegi keskkonnasäästliku peale oma raha investeerida ja samal ajal investeerid ka keskkonda, siis minu arust see on igati seda väärt. Mainin ka ära, et kõik mingisugused asjad, mida ma siin videos mainin, siis ma panen alla descriptionisse lingid ka, kus neid endale soetada saab, et saaksite kiiremalt ja lihtsamalt nendeni jõuda. Ja viimaseks kategooriaks on mu lemmikmuusika, lemmiklaulud ja mu selle suve lemmikhitt on kindlasti James Bay Chew on my heart. Minu arust see tõmbab täiega hästi käima, see on selline flowy, mõnus, selline road tripideks sobib, igaks asjaks sobib. Vähemalt minu muusikamaitse on sellele vastav ja kui te ei ole seda kuulanud, siis kindlasti kuulake. Ja teiseks ma mõtlesin midagi eestimaist, Lenna suvehommik Setumaal, väga suvine ja väga mõnus, selline road tripi muusika ja kuidas ta laivis laulis, see oli nii hea. Ma väga tahaks sellest coverit teha, aga minu vokaal võrreldes tema omaga nagu mägede kõrgune, et ma ei tea, kas ma olen piisavalt julge, aga eks näeb seda kunagi tulevikus. Aga sellega piirdubki minu suvelembikute video, ma väga loodan, et teile see meeldib. Nagu juba mainitud, siis all descriptionis on erinevad lingid nende asjadeni, mis ma siin videos mainisin ja ka lingid minu sotsiaalmeediani. Nii et jah, näeme mingis märgis videos ja näeme peagi. Tšauki!